Tšau Barvikassad! Võistlushooaeg on saanud oma kuulsusetu lõpu ja aeg on teha lõpuks rivi, mis mulle ka maitseb, mitte ainult kohtunikele. Meie kanali vaatajatel ei ole mingi üllatus, et jutt käib Texas Style rivist, aga ma olen enam kui kindel, et ma olen nagu mingi nii kaugel perfektsest Texase rivist siiamaani. Texase rivi on siis ülilihtne tegelikult. See on see midagi, mida sa küpsetad otsast lõpuni paljalt ahjus. Tõsi, on mingisugused New School Texase Blaze'id tekkinud ka, kes panevad vahepeal fooliumisse, aga ma proovin seda vältida veel seni, et teen, mis suudan. Täna teeme, siin on nüansse nüüd, kuidas me seda teeme täna. Et ahi mul käib 120 korraliku suitsuga ja hakkame rivi nüsima. Nii, mul on 2 Swifti ägedat räkki. Mul ei mahu need ahju sellis pikkuses, ehk siis ma võtan siit vähe lühemaks. Sellega teen sama. Lisaks võtan ära selle koleda lihatüki siit eest. Selle ka siit maha siis juba. Nii, keeran korra teist pidi. Ühel pool siin on krõmpskont. Kui sul õnnestub leida veel suur jäme, siis on eriti hea. Aga mul on see ja see, mis ma neist teen ja tegelikult ka neist, need ei lähe arvesse. Aga mis ma neist asjadest teen, seda vaata 2 nädala pärast. Nii, nüüd, kui muidu oleme tavaliselt kohe haaranud siit servast ja kile ära, siis seekord mitte. Jätame selle alles. Seal osad lihtsalt väidavad, ma olen vaadanud miljon videot Texase rivide kohta nüüd. Lihtsalt restoranid ei võta kunagi seda ära ja siis on mingid tõsiusklikud restoranide jälgijad, kes ka siis ei võta, kui trikk on selles, et sinna all hunnik rasva. Ühesõnaga me jõuame selleni mingil hetkel seal küpsetamise käigus. Nii, siit ka teeme riptipsid endale. Nii, ongi olemas. Pumburum. Ja nüüd ma teen 2 pidi liigutuse tegelikult. Ehk siis mul on 2 erinevat raabi, mida ma proovin, aga kohe näitan. Nii, maitsestame. Ja täna lähevad testi siis Tuffy Stone'i Big Umami ja Pitmaster X-id Texas. Mõlemad on tugeva soolavipraga, kuid mõlemal on veel paar asja lisaks. Mingit küüslauku ja sibulat, aga ei ole mingisugust punast ainet mitte kummalgi sees, ehk siis proovin jääda selle Texasele truuks. Kuigi osad kipuvad ka punast kasutama, aga see on New School, proovime Old Schooliga nii heaks saada kui võimalik, ehk siis ribi peaks punaseks tegema ahi, mitte maitseaine. Nii, ja kõrgelt tšuhti. Üks pool tehtud, vahe neil kahel maitseainel on siis see. See on hästi peenikese nagu jahvatusega ja see on jäme taga. Vaatame. Texases neile meeldib muidugi see jäme. Nii, ja siis nad keeravad teist pidi. Voilà. Ja siis jälle tšuh.
nii. Nüüd aga väike nipp. Nimelt ühest videost leidsin ma tegelikult täiesti loogilisele tunduva asja, kus restoranis õpetati siis Texase ribi tegema. Nad võtsid veepritsi ja lasid peale maitseaine panemist korraks veega üle. See on selleks, et kiirelt vedeldada sool ja et see ei hakkaks seal ahjus nagu omaksi siin toimetama, vaid et see oleks kohe vedel ja valmis sisenema lihasse. No nüüd lähme ahju. Ahi on meil pandud siis 120, tugev suits ja läheme ribidega peale. Piikiresti võib teda nagu kokku lükata siis, et saaks selle jämeda mampsu pärast, aga see ka ei ole Texas Style, sest et nad lükkavad lihtsalt läraki ahju kõik ja ongi tehtud. Nii, aga nüüd tšaubaka ribikesed. Selle 120 ja suitsuga laseme neil minna kõigepealt tund aega ei puutu me neid üldse, siis tõstame vaikselt temperatuuri, siis me tõstame ta 125-ni ja siis laseme veel tunni minna, siis vaatame, mis nägu nad on ja siis teeme vapse pöörde veel. Tuleb keeruline päev Texase ribiga, mis peaks olema kõige lihtsam asi. Nii, tund on möödas. Vaatame korra silma selle ja siit servast hakkab juba vaikselt kuivemaks minema, sealt tagant ka, aga keskelt veel üsna märg. Ehk siis läheb edasi, aga selle siin ajame nüüd 125-ni. Mingi hetk hakkame me seda, mis seal ahjus küpseb, spritsima, ehk siis ja mitte veega. Teeme ühe segu valmis ja paneme sellega justkui lisa maitse veel ka sinna juurde. Teeme segu. Kui sa ootad nüüd, et siit tuleb mingi kindel valem selleks, kuidas seda teha, siis otsest valemit ei ole. Kõigepealt on mul õunasiidrijäädikas. Noh, siis proovin olla eeskujulik ja öelda ilusti. See on Worcestershire'i kaste. Meil on olemas äädikas, millega me anname natukene särtsu. Siis meil on olemas Worcestershire, millega me anname hapukuse. Ja magusust on ka nüüd vaja. No, selle jaoks ei miski muu kui vahtrasiirup. Ja seda nüüd ei tohi ilgelt palju panna, sest et see teeb selle asja nii paksuks, et see ei tule mul spritsist läbi enam. Nii. Testime. Päris äge kraam. Sellega võib ribi teha küll. Aga mitte praegu. See, et me selle vedeliku praegu valmis tegime, ei tähenda, et kohe ahi lahti hakkame uhama, sest et selle ei ole mõtet. See ribi on täitsa märg veel pealt. Et las see ribi seal olla. Tunni pärast vaata, mis nägu ta on. Tegelikult me tahame teda keerata veel. See on täitsa uus asi. Me tahame uuesti keerata ja siis me tahame hakata seda maitse segu sinna peale veel panema. See las segunebki siin, et ta marineerub kokku.
nii, järjekordne tund möödas. Ja nüüd on see park siin ära kuivanud ja kinni jäänud. Värv on ka päris okei juba. Ja nüüd teeme sellise liigutuse. Tõstame üles, keerame teist pidi. Hops ja hops. Mingid siuksed asjad ära. Keerame temperatuuri veel 5 kraadi juurde ja laseme tund aega minna neil. Mis selle idee on? On see, et sinna me jätsime selle keelme alla ja me tahame, selle keelme all on rasv ja me tahame lasta selle läbi liha. Ehk siis keerame teist pidi, siis hakkab see rasv sulama teisele poole liha. Maitset. Ja kõige lõpuks tahaks, et saaks võib-olla selle keelme osa ka krõvedamaks, et keerutame teda seal. Aga nüüd tund aega, 130 on nüüd kraadi siis ja anname haugu edasi. Siis teeme juba järgmise protseduuri. Tunnike möödas, paneme spritsipudeli valmis ja vaatame, mis siin toimub meil. Ahah, rasv on sulanud, seda on nagu tugevalt näha, siin on, kuidas see siin peal liigub. Nii, nüüd keerame lärts teistpidi. Uuesti tagasi on näha, et siin on siuke murdumise jälg hakkab tekkima. Meil ei ole siin enam palju minna. Nüüd sprits korralikult märjaks tagasi ja see siia siis ideaalis karamelliseerub peale ära ja tekitab maitsekihi. Saada aimdust, kaugel me oma asjadega oleme, ega ma ei tea ausalt öeldes, mis see temp siin tulema peaks. Aga lähen käetunde järgi, et praegu meil siuke 90 kandis on see rivi. See on pigem paar kraadi maas, ka siit kohati on nii ja naa. Läheb käetunde järgi, ega midagi ei teha. Ma arvan, siuke poole tunni pärast tuleb tagasi tulla ja uuesti spritsida neid. Ja nüüd keerame 135 peale. Pool tundi esimesest spritsist möödas. Vaatame, mis siin toimub. Ja võib juurde panna küll. Vehmust ka. Ja vehmust on. Ütlen ausalt. Ja siit on näha ka, et on tagasi tulnud. Just liha tõmmanud siis kondi pealt tagasi. Siin pool samamoodi. Ehk siis miskit toimub. Nii, aga laseme veel. Nii, pool tundi möödas, need ribid on valmis. Vaadata, kuidas tunne on ja see on väga hea tunne praegu siit. Ja nüüd kaste, ma panen Champions Blendi, et siia võib julgelt panna mingid maugusamad kasted glasuuriks. Natukene rohkem. Nii, nüüd hops tegi, keerame teistpidi. Ma olen äärmiselt skeptiline selle keelme suhtes, aga no vaatame. 2 kihti. Nii, ja see ei lähe nüüd tagasi enam ahju. See jääb sulle siia, kas kui sa oled toas, kus sul on soe, siis jätta laua peale. Mul siin ei ole soe. Ma panen nad endal kämbra kappi ka pooleks tunniks. Ja siis on nagu kõik hästi, nagu käe all on ka hea tunne. Nii, teeme teise ka. See värv on poole ägedam tegelikult. See päevavalguslamp siin pea kohal mulle ei tee üldse au sellele.
nii. See kõik läheb siin laiali, ei ole hullu. Viimase purgis kätte saada. Ja poole tunni pärast hakkame maitsma. Okei, püha hetk, lõikame lahti. Nagu ma ütlesin siis, ei ole siin midagi, et paned, no kondis olen, siis lõikan pale pidribi. Ei näe tänu sellele, siit hakkab keerama. Park on võimas. Nii. Testitukk. See on siis meil Texasega. Kus need kondid keeravad nüüd siin? Nagu amatöör auer. On testi aeg. On aeg testida. Nii, mul on siin Big Umami. Nüüd see kile on siin ka, muidu see keelme osa siis ehk siis. Valminus on perfecto. Ilusti kondi pealt lahti. See on siis Pitmaster X Texas. Aga soo, ma ei tundnud, et see keelme osa oleks all olnud. See õnnestus läbi küpsetada vist. Ma ütlen kohe, et vahe on väga suur maitses. See oli võitja, ma ütlen kohe miks. Okei, see meetod, mida ma kasutasin, see ilmselgelt töötas sellepärast, et kummalgi seda keelme osa absoluutselt tunda ka ei olnud, sellest olin täiesti läbi küpsetanud ja see oli super hästi toiminud, selles mõttes, et see oli läinud sealt, sööd, hammustad läbi, kõik töötab. Aga saltrasv ka oli sinna sul, kõik oli hästi ka selle Champions Blendiga seal peal. Kuid üks 2 ribist on teisest kilomeetri jagu parem. Nagu väga palju parem. Nüüd see teine ei tähenda, et on halb, aga lihtsalt üks neist on täpselt see, mida ma mõtlen, kui ma mõtlen Texas Style ribi, siis on see tuue maitse seal all ja siis see maguskaste seal balansseerib selle täpselt õigeks. Siis ta on pehme ja tuleb, kõik toimis nagu viimase peal. Pehmus mõlemal sama, seal oli vahet. Aga see poiss siin tegi selle ribi üliheaks ja milles see vahe on tõenäoliselt see grind või see jahvatus nii-öelda siis. See on siin väga jäme võrreldes sellega, mis on Big Umami ja see Big Umami seal kana peal näiteks on mega super, eks. Aga ribi peal selle pika küpsetusega ja nii edasi, see suur pipratera ja kõik see
see võidab ja see on tõenäoliselt nüüd, ma ei ole selliselt teinud, ma olen teinud seda vana SPG varianti, mis on meil ka kanalil olemas, aga see oli minu esimene katsetus ja see on kõige parem tulemus, mida mina Texase stiilis riviga saanud olen. See kiri siin purgi peal ei ole niisama. Vot nii. Ma soojalt soovitan. Proovi see ära, sellepärast et yeah, it's good. See tõesti on väga hea. Mina lõikasin veel need otsad maha, tegelikult võid jätta terve selle serva külge, lihtsalt lõikada kumeraks, et seal ei oleks mingit tsihkat-tsahkat, vaid teeda siuke ilus kumerserv siis. Head proovimist, sellepärast et see rivi siin on seda väärt. Vot nii. Tšau vaka ja tule esmaspäeval tagasi. Üksiti subscribe'i meie kanalile.